Tervist, olen arhivaar Ivar Kaigu ja räägin tänases Uurija tunnis asundustaludest. Põgusalt, mis need asundustalud on, kuidas nende kohta andmeid otsida, kõigepealt kuidas üldse talude kohta andmeid otsida, siis kuidas otsida konkreetselt asundustallude kohta ja vaatan põgusalt mõningaid dokumendiliike, mida kindlasti peaks uurima, kui teid mõni asundustalu huvitab. Ja lõpus kokkuvõtvalt vastused mõnele sellisele küsimusele, mis asundustalude teemaga tegeledes kipuvad tekkima. Rõhk on informatsiooni leidmisel, mitte kõikide võimalike dokumentide näitamisel, sest teema on suur ja materjali on palju. Kõigepealt asundustalud, mis nad on? Et me võime rääkida mõisa ajast, et olid ostutalud, renditalud. Ostutalud olid need, mis inimesed olid päriseks ostnud, renditalud kuulusid mõisale. Vabadussõja lõpus või vabadussõja käigus see maa riigistati, mõisad riigistati ja alustati maareformi, millega mõisamaa jaotati tükkideks, taludeks. Talud anti välja inimestele pidamiseks ja need ongi asundustalud. Eesti ajal lõpuks tekkis umbes 50-60 000 asundustalu. Kokku sellel ajal talusid oli 140 000 umbes või 140 000 majapidamist, mis siis annab meile umbkaudse suhtarvu, et kui palju need asundustalud olid kogu Eesti taludest. Üsna suur osa. Alguses need talud anti välja rendile, kuid ega see ju ei ole see, mida inimesed tahavad. Kui nad tahavad saada talu omale, siis nad tahavad seda omada. Nii et sellele soovile tuldi ka vastu. Aastast 1927 sai neid talusid osta päriseks. See on esimene grupp inimesi, kellel see võimalus oli. Pidulik sündmus. Tehti pilti. Kõik oli ilus. Räägime otsimisest. See on see, mis meid huvitab kõige rohkem täna. Kõigepealt kõik see, mida me oleme siin rääkinud erinevates loengutes, Uurija tundides sellest, kuidas üldse talude kohta andmeid otsida, see kõik kehtib. Et asundustalud on ka talud. Tänane loeng on lihtsalt spetsiifiline. Tänased asjad kõigi muude talude puhul ei pruugi aidata. Millest on kasu? Kasu on meie kodulehest virtuaalne uurimissaal VAU, kus on igasugused arhiiviallikate kasutamist hõlbustavad abimaterjalid. Seal on mitmed tekstid, mis seletavad, kuidas uurida kinnistute, hoonete ajalugu, koha ajalugu, kuidas üldse arhiivis töötada. See on seal ammu. Uue asjana seal on sektsioon õppevideod. Viimase paari aasta jooksul me oleme salvestanud üsna palju oma Uurija tunde ja need salvestused on seal kättesaadavad. Pange tähele, seal on rohkem kui üks video juba talude ajaloo kohta. Ühe video tegin mõned aastad tagasi mina ja samal teemal on teinud ka mõned teised arhivaarid. Mina töötan Tallinnas, tunnen hästi Tallinna kogusid, Tartu kolleegid on teinud omad videod. Seega tasub vaadata neid kõiki, nad on natukene erinevad. Inimesed, kes neid on teinud, on erinevate teadmiste ja oskustega ja võib-olla lähenevad pisut erinevad. Saate igast ühest midagi teada. Ja kindlasti ei tasu unustada selliseid vanu meediume nagu raamatud. Siin on Surematu teos Eesti Riigiarhiivi fondide teatmik esimene osa, välja antud aastal 1993 ja mina siiamaani kasutan. Et küll on VAUs head kirjeldused, küll on ICE'is hästi näidatud kõik dokumendid, sarjad ja asjad, aga midagi ei ole teha. Teinekord on väga kasulik võtta ette lihtsalt üks raamat, kus on järjest fondid üles loetletud teemade järgi ja vaadata peale. Sellest on abi. Kuidas otsida talu kohta? Kõigepealt ICE, meie värskelt uuenenud infosüsteem, otsimootor, sinna saab kirjutada talu nime, talu numbri, kinnistusnumbri. Siin on näidis, Kivilombi talu, number 6, A6. A, kusjuures talu numbri eest tähendab enamasti asundustalu. Vanad talud on ilma selle A-täheta, asundustalud on A-tähega. Mitte kõigis säilikutes ei ole see A ees, näiteks fondis 63 on ta puudu
see on esimene tulemus, Kivilombi talu number 6. See otsing ei oleks tulemust andnud, kui ma oleks ka kinnistusnumbri sinna pannud. Järgmine tulemus 2, annaks nii talu nime kui numbri, kui talu nime ja kinnistusnumbri peale tulemuse. Siit me saame teada esimese niisuguse võtte, kuidas otsida, et tuleb panna erinevad kombinatsioonid. Et kas ainult nimi ja number, ainult nimi ja kinnistusnumber, ainult talu number ja kinnistusnumber, kõik need võivad tuua tulemusi, kõiki neid tuleb proovida. See töötab uues AIS-is nii, see töötas vanas AIS-is nii. Nüüd üks uue AIS-i erinevus vanast AIS-ist. Uues AIS-is otsing toimub erinevatel tasanditel. See tähendab, et enamasti on ühe mõisa kohta talud mingisuguses sarjas, ühe valla kohta talud mingisuguses sarjas, ühe asunduse kohta talud mingisuguses sarjas. See tähendab, et seda otsingut võib laiendada, ehk siis otsida veel talu nime ja asunduse kombinatsiooni, talu numbri ja asunduse kombinatsiooni, kinnistusnumbri ja mõisa kombinatsiooni ja need kõik annavad tulemusi, ehk siis otsige võimalikult laialdaselt. Otsida võib peremehe nime järgi, mitmed materjalid tulevad välja nii. Ja kui te olete nüüd kõik need otsingud teinud, siis kui kõik läheb hästi, siis teil ongi juba tulemused olemas ja te olete suurem osa materjalist üles leidnud. Aga on mõned sellised säilikuliigid, fondid, mida, kui te üldise otsinguga ei leia, siis tuleks kindlasti vaadata lähemalt. Ja need on rendimüügitoimik talu kohta, peaks välja tulema asundustalu kohta, maapanga laenutoimik. Kui neid kahte toimikuliiki ei tule, siis tasub uuesti otsida. Selleks peab väga hea põhjus olema, miks seda ei ole. Järgmine asi on selline fondide kogumik, Maa-ametite fondid ja siis on Põllutööministeeriumi fondid. Kindlasti on olemas midagi ja kindlasti on seal teie asunduse, teie mõisa kohta midagi ja seega tõenäoliselt ka talu kohta. Seega, kui need asjad muidu välja ei tulnud, tasub sinna vaadata. Kõigepealt vaatame neid säilikuid, mis on talu kohta. Need on siis kõige suurema kasuteguriga, kui nii võib öelda. Ühe talu kohta üks säilik, see tähendab, et kõik, mis seal säiliku sees on teid huvitava majapidamise kohta. Esimene ja kõige parem üldse toimikuliik ilmselt on rendi- ja müügitoimik. Kõige parem on, sest seal on kõige rohkem andmeid või kõige rohkem saab asundustalu kohta teada. Kuidas me leiame? Fond ERA63, mis on riigimaade ja metsade valitsus, sealt valime riigi renditalude toimikud, sealt võtame maakonna, valla, mõisa ja talu nime. Vald on tihti, või vald võib olla kahte moodi, kahe haldusjaotuse järgi, vahepeal reformiti, kas 1922 või 1938. Seal nad on enamasti 22. aasta järgi, aga vahel ka 38. Vaadata tuleb mõlemat. Nüüd, kui te ei leia selle loogika järgi, mida siis teha? Esimene asi, kui talu nimi ei tule välja, siis vaadake talu numbrit. Eriti algusaegadel, kui asundust planeeriti, siis planeerijad ei pannud igale talule nime. Peremehed aja jooksul panid nimed, et pandi mingisugune number ja see nimi siis kas mingi aeg tekkis sinna taha, võib-olla muutus. Number on siin järjepidevam, parem kui nimi. Kui nüüd numbrit ei leia, see on harvem juhus, aga mul on ka ette sattunud olukordi, kus on asundust natukene ümber planeeritud. Alguses on üks numeratsioon, hiljem on seda muudetud. Et võib ka nii juhtuda. Te olete saanud ühe numeratsiooni kätte, aga nad on seal teise järgi. Et siis tuleb vaadata igasuguseid maa planeerimisega või mõisa asunduse planeerimisega seotud dokumente. Või kõige lihtsam variant on, et seal lihtsalt mõnel maatükil ei ole numbrit, siis tuleb vaadata need ilma numbrite säilikud läbi. Vale mõis võib olla. Kuidas selline asi saab tekkida? Kui nüüd tänapäevast keelt kasutada, siis selline emaettevõtte tütarfirma olukord peamõisa, karjamõisa vahel võib olla mõnikord mingit segadust tekitav. Mõisasid üldiselt ei ole väga palju, et kui te seda nagu selle trikiga ära ei lahenda, siis võib lihtsalt kõik teised vallamõisad läbi vaadata, et sama numbriga talu sealt alt.
Ja kui ikka ei leia, siis tuleks ikkagi ICE-st otsida nime ja numbri järgi. Mis nüüd seal toimiku sees on? Ütlesin suure suuga, et see on kõige parem toimikuliik. Noh, parem ei olegi õige. Kõik toimikud on erinevad või kõik materjalid on erinevad, aga mis siin sees on? Siin sees on enamasti rendilepingud. Neid on tavaliselt rohkem kui üks. Esimene on lühiajaline, siis on pikaajaline. Seal on, kui seal peal olid majad, hooned, ehk siis kui see maa saadi koos juba mõisaaegsete hoonetega, siis on seal hoonete hindamislehed. Kui see maa anti üle, kui esimene maasaaja ei jäänud seda pidama, siis on seal sellega seoses kirjavahetus, vallavalitsuse tunnistused selle kohta, kas see uus maasaaja, kellele see talukoht tahetakse üle anda, kas ta nagu oskab ta maad pidada, on tal inventar, leping selle kohta. Siis on seal järgmine teema, kui sellest renditoimikust hakkab saama müügitoimik, ehk siis kui senine renditalu müüdi välja, siis sellel hetkel enne seda koostati kirjeldusleht, mis võtab talu hetkeseisu kokku enne müüki. Ja lõpus on teatis maaüksuse kinnistamise kohta, see on siis, kui see on juba välja ostetud. Ja kirjavahetust võib seal toimikus olla üldiselt, keda huvitab inimeste ja selle talukoha ajalugu, siis see pigem on huvitav kirjavahetus. Seal võib olla igasugust tükest detaili elu erinevatest muredest. Ütlesin, et algab rendilepinguga see toimik. Enamasti me saame siit teada, kes oli esimene rentnik ja mis ajast. See siin on see maa koht on antud välja juba 1920. aastal. Esimeste rendilepingute peal on vahel ka hoonete kohta andmeid, enamasti hilisemate peal ei ole. Ja palju teksti väikses kirjas, nagu rendilepingute või lepingute puhul ikka. Hoonete hindamisleht näeb enamasti välja selline. Jälle mõisaajal ehitatud ja hiljem asundustalu hooneteks saanud hoonete kohta üsna detailne kasulik, et on hoone või selle osa, materjal, millest on ehitatud, kuidas on ehitatud, selle mõõdud, umbkaudne vanus. Üsna detailsed andmed vanade hoonete kohta. Kui kellelgi on vaja hoonete seadustamiseks milleks iganes, siis see on abiks. Näidiskirjeldus lehest. Siin on juba jälle see päise informatsioon. Maakond, vald, asundus, talunimi, talunumber. Sellel ajal need üldiselt on juba paigas, et siit me saame nagu jälle olukorra, mis jäi paika. Et kui siin oli küsimus nende nimede osas ja numbrite osas, siis see on ilmselt see, kuhu see paika jäi. Ülejäänud osa, kui te oma esivanema kohta huvi tunnete, võib-olla teile pakub tegelikult mingisugust rahuldust teada, et kui kaugel ta elas lähimast raudteejaamast, et kui tal oli vaja Tallinnasse sõita, kaugel oli vaja rongi peale minna ja kui kaugel oli vaja turu peale sõita. Mis siin enamasti inimestele praktilist huvi pakub, on hoonete kohta andmed. Kui see hindamisleht oli mõisaaegsed hooned, mis olid juba maa peal, kui see asundustalu loodi, siis siin on need hooned, mis asunik ise ehitas, mida see talupidaja ehitas. Ja välja on toodud 2 hoonetüüpi, elumaja ja laut. Need pidid olema, kui neid ei olnud, siis ei saanud talu kohta välja osta. Et sellepärast on siin täpsemad andmed. Mõõdud, ehitusaasta, muud hooned on lihtsalt loetletud. Toimik lõpeb tavaliselt teatisega kinnistamise kohta. Need on 2 formaadis, see on 1 ja tavalisem, võib-olla ka natuke teises formaadis, aga samad andmed on ikka peal. Mis on talu nimi, mis on talu number, ehk siis siit me saame teada, kui suureks ta lõpuks jäi. See, mis seal alguses rendilepingu peal on, see võis muutuda mingi ümberplaneerimise käigus, aga siin on nüüd fikseeritud see hetk, kui ta päriselt osteti välja ja kinnistati. Nii. Järgmine toimikuliik on Maapanga laenutoimik. Jälle, kui me vaatame ICE-st, siis me alustame Eesti Maapanga fondist, vaatame sarja laenutoimikut, sealt alt maakonda, valda ja siis peremehe nime. Vald on siin enamasti 38. aasta haldusjaotuse järgi. Vahel võib olla ka 22. järgi. Jälle, vaadata tasub mõlemat. Kui nüüd ei leia,
Kuidas siis, mis probleemid tekivad, kuidas lahendada neid? Üks asi, mis võib olla valesti, on see, et isik on nime muutnud. Eesti ajal oli nimede eestistamise kampaania. Saksapärastest nimedest tehti eestipärased nimed. Aitab onomastika andmebaas Geni, kui te vaatate vale nimekuju järgi. Toimik ei ole mitte selle peremehe nimel, keda teie teate peremehena. Et võib-olla see on ta isa nimel, võib-olla see on ta poja nimel, võib-olla see on ta abikaasa nimel. Et vaadake perekonna nime ja siis teisi eesnimesid, mis seal olla võivad. Toimik võib olla eelmise peremehe nimel. Ehk siis, nagu ma ütlesin, rendi- ja müügitoimikute puhul seda renti võiti edasi anda ja maa kohta võidi ju müüa. Ja võib olla niimoodi, et see on jäänud eelmise inimese nimele. Toimik üldiselt on talu kohta, aga ta on inimese nimega, peremehe nimega. Et kui keegi müüs selle talukoha edasi ja ostja võttis laenu ka üle, siis lihtsalt sama toimiku peale kirjutati uus perekonnanimi ja siis arvepidamine läks edasi, toimikut keegi kinni ei pannud, uut lahti ei teinud, sama toimik. Aga kui see laen oli lõpetatud, toimik oli kinni pandud, siis jääb selle eelmise peremehe nimi sinna peale. Ja üks asi, mis võib veel olla, see toimik võib olla teise valla all. Nüüd reeglina oli toimik talu kohta, aga see kipub olema nii, et kui ühel inimesel oli 2 talu, siis see käib teistpidi. Enamasti ei olnud 2 talu, sest seda maareformi käigus jälgiti. Maad anti neile, kellel talu kohta ei olnud ja kellelgi ei antud rohkem kui 1 kohta. Aga inimesed on ju ettevõtlikud, mõni ostis endale teise talu, mõni ostis endale 2 talu. Ja sellisel juhul võib sellise inimese laenud olla pandud kokku ühte toimikusse ja kui need talud asusid erinevates valdades, siis ta on ühe valla all ja teise valla alt lihtsalt ei leia. Et nimeotsing ISIS aitab. Dokumendiliigid, mida sealt leida võib? Laenusoovi avaldus, seal on tavaliselt peal hoonete andmed. Vahel võib leida hoonete jooniseid. See on üks haruldane dokumendiliik või toimikuliik, kus seda leida võib. Ehitus- ja järelevaatuse akt, kirjavahetus, ka siin on pigem huvitav. Kindlustusindeleht, kes võttis ehituseks laenu, siis pank nõudis, et oleks fond kindlustatud seni, kuni laenumaksed toimisid. Ja kui on vaja tõestada hoonete olemasolu, siis see on teinekord kasuks. Teatisleht üldandmetega talu kohta. Vaatame natuke lähemalt. Siin on näidis ühest laudajoonisest ja ehituse järelevaatuse aktist, mis on selle kohta koostatud. On projekt ja siis on kirjas, et kirjeldused, mis on ehitatud ja et kuivõrd ta on sarnane või erineb sellest projektist. Ja siin on kindlustus, nende lehe näidis. Ei ole loetletud kõik hooned, mis on selle talukoha peal, loetletud on need hooned, mis on kindlustatud. Siin on teatisleht, ma sellele ütelda natukene naljaga pooleks panin klatšileht sinna sulgudesse. Sellepärast, et see on ülevaade talust ja selle toimimisest, aga naabrite sõnadel. Ehk siis on küsitletud kedagi, kes seal kandis elab ja küsitud, et kuidas selle taluga on lood, hooned, mis korras on, pererahvas, kuidas asjadega hakkama saab, kas on võlgasid, millest on võlgasid. Et kui te kunagi küsite, et kes olid need inimesed, kes elasid selles talus, siis siit saab vastuse. Kui te kunagi küsite, et millised inimesed olid mu esivanemad, et mis neist küla peale arvate, siit saab ka vastuse, aga sellisel juhul olge valmis seda vastust nagu ausalt ka kuulama, sest kui kellelgi olid võlad kaardi mängimise või joomise pärast, siis nii on siin kirjas ka. Jälle, ega see ei ole kõikides toimikutes, enamasti seda ei ole, aga üsna tihti on. Et kui on, siis ja kui on hästi ja põhjalikult täidetud, siis on teinekord päris huvitav asi. Nii, kõigepealt rääkisin sellest, mis on ühe talu kohta, räägime nüüd asunduse kohta. Kui on toimik, mis ongi ainult ühe talu kohta, siis me teame, et seal on kõik teid huvitavad talu kohta. Kui me nüüd vaatame, mis on asunduse kohta, siis seal on ilmselt, kui me vaatame, mis on asunduse kohta, siis seal ilmselt on natukene kõigi talude kohta, aga selleks, et midagi enda talu kohta leida,
läheb vaja kõigepealt aega, sest materjali on palju, mida läbi vaadata ja läheb vaja natuke õnne ka, et just teie talu kohta oleks midagi. Kõigi kohta ei ole ja need andmed ei ole võrdsed. Aga vaatame lähemalt. Kõigepealt alustame Põllutööministeeriumist. Siin on 2 fondi, mis meid huvitab. Esimene on fond 58, üldstatistika varade ja arveosakonnad. Et siin meid huvitab eelkõige Allarhiiv mõisade likvideerimise dokumendid. Väga põhjalik, väga palju põnevat materjali. Ja teine on Allarhiiv statistikaosakond, statistilised andmed mõisatest planeeritud asundustalude kohta. See on niisugune ülevaade konkreetsete majapidamiste kohta. Esimene on kõik, mis on selle riigistatud mõisa kohta võimalik kokku võtta, et mõisa ülevõtmise aktid, igasugused inventariaktid, hoonete loetelud, loomade loetelud, kui neid asju siis jagati, kuidas jagati, kui mingit inventari välja müüdi, siis oksjonitega seotud materjalid saate teada, kust pärines teie vanaisa regi, mõisad Talilist, et kõik selline. Väga palju erinevat informatsiooni ja võib-olla vahel kirjavahetust, plaanikesi, kõike. Näidis sellest taluspetsiifilisest asjast, sellest statistilisest lehest, et siin on peal talu saaja, millega ta tegeles, millal ta selle talu sai, aga siin ei pruugi olla talu nime ja siin ei pruugi olla isegi talu numbrit, et teinekord raske seostada, eriti kui see on esimene maasaaja, kes hiljem selle asja edasi andis. Aga kui te nagu nime järgi ära seostate, saate selle esimese maapidaja nime, siis siit saab mõningas ülevaate sellest, milline see talu oli kohe esimestel aastatel, sest asundustalu, ta muutus, et see talu oli vaja sisse seada. Aga mis siin veel on kirjas, et mille alusel see saadi, et kas oli mingisugune eesõigus ja siin on märgitud, et Gustav Liiv, kes selle talu sai, oli endine rentnik, ehk siis selle põhjal anti talle see talu pidada. Imelik leht on, täidetud hästi mitut pidi, et saab seda igat pidi keerata ja alati on midagi õiget pidi ja alati on midagi valet pidi. Ütlesin, et asundustalud alguses oli vaja sisse seada, et siis näiteks siin tuleb hoonete ja elumajade osas, või hoonete osas juba välja, et kus siis inimene elas. Alati ei olnudki selle koha peal hoonestust, elas majas, mis asub mingi teise krundi peal, et siin on selline lahter ka olemas. Teine Põllutööministeeriumi osakond, mis meil huvi pakub, on katastri ja maakorraldusosakond. Jälle väga palju materjali, riigistatud ja hoolekande mõisate valitsemise eritoimikud. Sealt alt leiate mõisate ülevõtmise aktide kirjavahetuse, mõisate hoolekande toimikud, mõisate renditalude, hoonete ja metsa omandiõiguse kindlaksmääramise toimikud. Sari maade plaanide skeemid, on Allarhiiv maakorralduse toimikud. Ja seal all on riigimaade likvidatsiooni ja renditoimikud, ilmselt kõige parem asi. Need 2 fondi, väga selline kasulik materjal, iga mõisa kohta tuleb selline paras pakk toimikuid, et ikka mõlemas fondis peaks olema enamuse mõisate ja asunduste kohta mitu toimikut. Ja need on üldiselt üsna sellised paksud, et on lugemist, saate teada enda talu kohta, saate teada naabrite talude kohta, saate üldiselt selle mõisa ja asunduse kohta. Tekib selline pilt. Väga kasulikud fondid. Nii, nüüd on niisugune kokku võetud fondide niisugune valik, Maa-ametid. Siit huvitab meid eelkõige maakorraldus, riigimaade korraldamine, eramaade korraldamine. Ehk siis, mis on mõisade planeerimisega seotud ja mis on siis maasajate määramine. Eramaade puhul on siis igasugused Ingelapimaad, popsid. Fond ei ole iga maakonna kohta, aga puuduolevate maakondade andmed on teiste maakondade all. Et Harjumaalt leiab ka Läänemaa asju näiteks. Võrumaalt leiab ka Petseri asju ja seal on ka muid maaga seotud asju, näiteks Nõukogude baasid.
see, kuidas Saksa ajal Nõukogude esimest maareformi tühistati, igasugust muud kraami ka, aga räägime praegu ju asundustaludest, seega riigimaade korraldamine eelkõige. Mõned näidised siit fondist või nendest fondidest, näiteks hoonete nimekirjad. Kui mõis riigistati, mõis võeti üle, siis mõisahooned pandi kirja. Kui need mõisahooned hiljem jagati välja asundustaludena, siis tegelikult said neist ju talude hooned. Et jälle, kui mingi hoone ajalugu taga ajada, siis võimalik on just nendest mõisa planeerimise aegsetest või mõisa riigistamise ja asundustalu planeerimise aegsetest materjalidest leida hoonete kohta andmeid ja vahel nad on isegi detailsed. Siin on detail, siin on aastaarvud, millal ehitatud, materjal, mõõdud, alati ei ole, aga vahel on, otsida tasub ikka. Hoonetest veel. Rendi- ja müügitoimikus mainisin kahte varianti. Üks variant oli see, et olid mõisahooned, mis olid antud rentnikule kasutada, siis on seal tavaliselt hindamisleht. Teine variant oli, et olid rentniku enda ehitatud hooned. Siis olid tavaliselt hoonete loetelu ja vanused. Aga nüüd kolmas variant, mille puhul on sellest rendi- ja müügitoimikust andmeid tavaliselt raske saada, sest neid ei ole. See on see variant, kui on endine renditalu, mis anti rentnikule uuesti pidada, aga nüüd juba riigirentnikuna, mitte enam mõisarentnikuna, ehk siis mõisaaegne renditalu, mis vormistati asundustaluks. Selliste hoonete kuuluvus on küsimuse all, et kui rentnik sai need hooned või sai selle talu mõisad koos hoonetega, siis eks ole mõisa omad. Kui ta ehitas nad ise, siis enda omad või siis mingi kombinatsioon seal, kust oli materjal pärit, kuidas oli omal ajal kokku lepitud. Ja siin on üks näide sellest, kuidas on selliste talude hoonete kohta tehtud otsused, kellele nad kuuluvad ja kuidas on lugu. Ehk siis jälle, siit on võimalik leida andmeid. Asundus planeeriti. Kui ta planeeriti, siis esimene kava ei olnud alati see, mis läbi läks. Või selles mõttes, kui need asundused planeeriti, asundustalud, siis nad planeeriti sellised, et nad oleks elujõulised. Arvestati, et oleks põldu, et oleks karjamaad, et saaks seal pidada talu. Aga ega esimese plaaniga alati ei tule kõik perfektselt välja ja siis võib leida sellist kirjavahetust, kus asju natuke klatitakse, et kuskil ei ole heinamaad või ei ole piisavalt või see heinamaa ei ole piisavalt hea. Vahel siin on inimeste avaldused, et miks minu heinamaa ei ole hea ja naabri oma on hea, et kuidagi oleks vaja need asjad ümber teha. Vahel seal on lisaks kirjeldustele ka skitsid juures, joonistused. Ja siis see asi võetakse kokku. Lõpus siin on näidis protokollist, kus on võetud talud, mõned on antud talude vahemikuga, mõned kõik numbrikaupa, on antud üldine kirjeldus, et mis selle talukohaga on saanud, kas on selle kohta olnud mingisugused avaldusi ja kas nad on siis vastu võetud ja rahuldatud või on nad tagasi lükatud ehk tähelepanuta jäetud. Ja jälle saab ülevaate asundusest ja kui on mingisugune küsimus selle oma taluga, mingi piiride või maade küsimus, siis, või midagi lihtsalt selle talukoha ajaloo kohta, siis see võib jälle huvitav olla. Paar lauset, aga vahel need paar lauset vastavad mõnele küsimusele, mis on taluga seotud. Asundusamet. See on nüüd jälle üks selline fond, kus on kõike. Väga palju, väga erinevat materjali. Aga siin tasub tähele panna selle fondi piirdaatumeid. See on selline hilisem aeg, ehk ta ei ole see 20. algus, see suur reform. Need on pigem 30. Aga mida siit leida võib ja mille järgi? Asunduste toimikud, maade omandamise, maasaajate valiku, planeerimise, maaparanduse, ehituste, kõige selle kohta. Kuidas otsite maakonna kaupa ja siis edasi tuleb vaadata juba pealkirjasid läbi. Kas mõis, asundus, talu, peremehe nimi, mis iganes te ära tunnete, et see võiks olla õige toimik, siis tuleb sisse vaadata. Asundustalude toimikud, maakond, vald, asunduse nimetuse talunumber. Alguses ütlesin, et tuleb otsida erinevate kombinatsioonidega. Et siin võib juhtuda niimoodi, et teate oma asundustalu nime ja numbrit, panete nime ja numbri sisse, ei tule välja, aga tuleks välja, kui te panete selle asunduse
numbri. Asundus on siis see mõisa tükeldamisel tekkinud talude kogum, sisuliselt küla. Et oli mõis, tekkis uus küla asundus. Asundustalude plaanid maakonna kaupa, vahel ongi ainult maakond, vahel on täpsustus, vald, asundus, mõis, talunimi ja nad võivad olla täiesti segamini ja vaheldamisi. Ehk siis need on nimistud, mida tuleb läbi vaadata, eriti kui see teie talu on mingist asundusest, mis on siin sellega seotud, selle fondiga. Ja natuke on ka laenusaajate toimikud, mis on siis nime järgi. Nüüd lähme siit edasi siis neile küsimuste juurde, mida siis inimesed tihti küsivad. Üks on küsimus, et mille eest sai siis inimene maa ja hästi paljud teavad, et vanaisa sõdis vabadussõjas ja sai selle eest talu. Siin on näide ühest tunnistusest inimese kohta, kes määratigi tasuta maasaajaks. Aga tuleb teada, et neid, kes niimoodi tasuta maa said, neid oli tegelikult vähe. Enamus vabadussõjaga seotud isikuid said selle talu kui sõjas osalenud või kui nad ise sealt sõjast tagasi ei tulnud, siis said nende sugulased selle. See on siis ajutise valitsuse määrusega antud ja seda määrust jälgiti ja täideti. Ehk siis kui te leiate kuskilt nimekirjad mingisuguse valla või mõisa talukohtade ja asundustalude saajate kohta, maa saajate kohta, siis seal üldiselt on vabaduse sõdurid nimekirja otsas ja siis on teised inimesed. Mis need teised inimesed siis on? Tasuta maa saaja ja siis sõdur, need on siis need eeliskategooriad, mis siis sellest määrusest tulid. Aga arvestati ka teisi asju. Kui te mäletate, siis see statistiline leht, mis seal enne ees oli, seal oli kirjas peal mõisarentnik. Ehk siis jälle pidas enne renditalu, siis tõenäoliselt ei edasi ka pidama. Mõisatööline, vallas tuntud inimene, eks ole, samas mõisas töötas sama maa peal. Et las ta töötab selle maa peal peremehena. Muud inimesed omast vallast, mõnest teisest vallast. Siin jälle vaadati seda, et rentniku ja mõisatöölise puhul juba on nagu teada, et ta oskab võib-olla seda põllutööd. Aga kui tuli mujalt inimene, siis oli täiesti argumendiks vallavalitsuse soovituskiri, et kas ta tunneb põllupidamist, kas ta omab vajaliku inventari loomi. Ja siis lihtsalt soovitus, et kui vallavalitsus oma vald kirjutas, et meie vallas talle maad ei jätkunud, aga mees oskab ja arvame, et taga läheks hästi, siis see oli argument. Sest talud ju tehti selliseks, et nad oleks majanduslikult jätkusuutlikud ja sinna otsiti pidajateks inimesed, kes ka, kelle kohta oli alust arvata, et läheb hästi. Et ei olnud mõte, et igaüks saab maa ja las ta siis laguneb või ükskõik, mis sellest saab. Eesmärk oli saada elujõulised talukohad. Ja siis natukene teisi teid pidi läksid tööstuskohad, igasugused mingid mõisa telliskivivabrikud või võib-olla meiereid või veskikohad või sellised asjad. Küsimus on üleval, et mille eest talu saadi, kus siis vastuse leiab. Vastuse leiab kas toimikust ERA63, rendi- ja müügitoimik, sellelt statistiliselt lehelt fondist 58 või ükskõik kust mujalt selle mõisa või asunduse planeerimise või maasaajate määramisega seotud dokumentidest. See võivad olla kõik need fondid, mis ma siin rääkisin ja näitasin. Need võivad olla vallavalitsuse fond, see võib olla maavalitsuse fond. Kõik, mis on selle asundusega seotud. Plaan. Plaan ikka küsitakse, kaarte küsitakse. Meil on kaardirakendus, kaardi infosüsteem, kaartidest on räägitud eraldi uurijatundides. Siin on mõned asundustalu spetsiifilised asjad, kust veel vaadata. Et kus on mõisa tükeldamine, likvideerimine, asunduse planeerimine, siis seal võib olla igal pool plaanimaterjale, seal võib olla üldisi suuri plaane, seal võib olla väikseid skitse, midagi seal võib olla.
Fondis ERA62 on üsna palju asunduse plaane, mõisaasunduse plaane. Need ei ole kahjuks digitud ja nad ei ole kahjuks kaartide infosüsteemis. Seega nad lähevad sellest põhilisest kaartide otsimise töövoost justkui nagu mööda. Aga kui on teada, et Fondis 62 sellised asjad on, siis need tasub vaadata. Jälle ei leia mitte iga koha kohta, aga on täiesti juhtumeid, kus me teame, et see Eesti-aegne suur skeemiline katastrikaart, see on ju lõpetamata, mitte täielik. Aga vahel juhtub, et seal Fondis 62 on väga korralik, väga põhjalik, korralike piiridega kaart nende alade kohta, mille kohta muidu ei ole isegi seda katastrikaarti. Veel Maa-ametite fondides, Fondis ERA62 võib olla tehnilisi maamõõdutoimikuid. Nad ei ole ilmselt kaart, mida te panete seina peale, et oleks ilus, aga näitan ühte lihtsalt, et teaksite, mis asi ta on, et sellised asjad võivad olla olemas. Ja Asundusamet mingil põhjusel on 2 korda. Oleks piisanud 1 korrast. Seega ma siin rohkem peatu. Vaatame seda tehnilise maamõõdutoimiku ühte näidist. Et midagi sellist. Piiride määramisel võib olla kasu või piiride leidmisel. Nii, hoonete kohta küsitakse projekte, küsitakse tihti, saadakse harva, sest on probleem. Projekt ei olnud sel ajal nõutav talumajade ehitamisel. Kui projekt on, siis kõige tõenäolisemalt on ta selles Maapanga laenutoimikus, selles, mida me enne vaatasime. Võib olla ringkondade, riigimaade, valitsejate fondides. Ja võib olla nüüd mõnede selliste eriliste talude puhul, näiteks riigiametnike palgamaad. Tänapäeval me ei saagi aru, et mis vahe neil on, et kui kunagi pidas mingit kohta metsavaht või koolmeistri, siis praegu ta on justkui samal ajal tekkinud talu, samal ajal ehitatud maja, aga toona ta ei olnud mitte siis asundustalu, vaid ta oli ikkagi riigiametniku palgamaa ja siis selle hoone ehitamise kohta võivad olla andmed vastava ametkonna fondis. ERA63 see ei ole mitte ainult riigimaade valitsus, ta on riigimaade ja metsade valitsus. Metsavahtide ja hoonete kohta on näiteks seal andmeid. Mis on veel olemas? On olemas mõningane kogus tüüpprojekte. Need on materjal, millega meie siin arhiivis ei ole eriti osanud midagi peale hakata. Me ei ole nendega praegu midagi peale hakanud veel. Sisuliselt ainus lahendus, kuidas kellelgi võib nendest asjadest kasu olla, nendest projektidest on see, kui te lihtsalt võtate ja vaatate nad läbi ja tunnete ära, et ohoo, see on minu maja. Siis te saite siit oma maja joonised. Aga jälle need asjad ei ole hetkel digitud ja nad ei ole kuidagi tuleb arhiivi kohal tulla ja vaadata, et siin on väga tugev bingo. Nimetatud on 2 kohta, kust võib selliseid asju leida. Muidugi arvestama peab, et Eesti-aegsed projektid on sellised, nagu nad on. Et tänapäeval, kui maja projekteeritakse, siis see on märksa detailsem. Aga Eesti-aegne maja joonis üsna tüüpiline on selline. On ka veel üldisemaid nähtud, aga see on niisugune üsna korralik ja tavaline keskmine. Nüüd, kui projektiga ei lähe alati nii hästi, siis selle, et maja olemas või me ikka leiame, võib-olla leiame väikse kirjelduse ka. Enamasti leiame. Ja tihti seda ongi vaja, et keda huvitab oma maja ajalugu, tahab teada, millal ta ehitati, kellel on vaja seda ehitisregistrisse võtta, hoonet seadustada, siis see, et hoone olemas oli, see on argument. Ja selle argumendi me tihti leiame toimikutest. Aga nüüd, mis on probleem? Kui me ühe hoone kohta vastame, siis tihti me anname mitmest erinevast dokumendist pärit mitu erinevat aastaarvu. Ja siis tekib jälle küsimus, et kuidas nii? Et mis aastal ta siis ehitati? Täpselt vastust ei saagi anda, võiks kehitada õlgu ja öelda, et lihtsalt nii on kirjas. Aga võime natukene mõelda ja spekuleerida ka. Kui me vaatame näiteks rendi- ja müügitoimikut, kui on Eesti ajal ehitatud talu, asunik ise ehitas, siis see on üks koht, kust võib leida ehitusaasta. Mis see aasta tähendab, mis seal peal on?
mõtleme, siis see on see toimikuliik, või materjaliliik, kus inimene oli huvitatud sellest, et võimalikult vara näidata üles või näidata välja, et hoone on olemas, sest see võimaldas tal selle välja osta maakoha. Seega pakume, et seal on pigem varased numbrid, sest kui on näiteks Maapanga laenutoimiku ja rendi- ja müügitoimiku vahel erinevus või talundilehe vahel, siis tähendab, kui on talundilehe ja rendi- ja müügitoimiku vahel erinevus, siis see kipub olema nii, et rendi- ja müügitoimikus on väiksem number. Ja oletame siin, et see on motiveeritud sellest, et võimalikult vara näidata maja valmis, et kui saab näidata, et maja on olemas, siis siin on näidatud. Järgmine on Maapanga laenutoimik. Seal võib olla ehituse mingisugune aastaarv laenu sooviavalduse peal. Olemasolevad ehitused on seal tihti üles loetud ja seal võib olla ehituse järelvaatuse akti peal. Nüüd ilmselt kõige parem dokument üldse ongi see ehituse järelvaatuse akt, sest sellel hetkel ju keegi tuli, koostas akti, vaatas üle, fikseeris, et selline on seis. Ja seal on enamasti kirjas, et hoone on katuse all ja kui me nüüd mõtleme, mis hetkel hoone on valmis, siis see on niisugune väga konkreetne samm, mis hetkel saab öelda, et jah, nüüd on maja. Ei ole võib-olla lõpetatud, aga ta on olemas ja valmis. Et ta on olemas. Ehituse järelvaatusakt, mis ajal ta koostati, siis kui maja sai katuse alla. Ehituslaen anti välja 2 osas näiteks. Esimene osa anti kätte, siis tuli saada maja katuse alla, siis vaadati üle ja koostati akti, alles siis sai selle laenu ütelda teise poole kätte. Veel võis olla selline asi, et kui pank ei tahtnud anda ehituslaenu, lihtsalt niisama, võib ju juhtuda, et lähete panka ja palute laenu ja pank ütleb ei. Siis kui oli hoone ehitust juba alustatud, siis tuli pangal vastu tulla. Ja sealt võib tekkida veel üks selline ehitusaasta või number, et hoonet on juba hakatud ehitama. Aga me teame, et tegelikult seda, et ta ei olnud valmis ja ehitajal isegi ei olnud nagu arusaamist, et ta võiks valmis saada. Et oligi alustatud ainult selleks, et seda ehituslaenu saada. Ehk siis sealt võib juba hakata tekkima selline mitu aastat juba ühe hoone juures. Ja talundilehel seal võib olla veel erinev aastaarv. Need on siis pandud suulistel andmetel loenduse käigus, võib-olla 10 aastat pärast ehitust. Nad siis peegeldavad kas seda, mida võime oletada lihtsalt, et kas seda aastat, mida siis inimene ise arvab, et nüüd oligi maja valmis, või see peegeldab seda, et juba täpselt hakkab meelest minema või äkki seda, et ei olnudki nii tähtis see küsimus tu jaoks enam. Aga arvud võib vahel erineda. Ja nüüd nende 3 seni nimetatud asja vahel siin võib olla erinevus ja need on nende uute hoonete kohta. Mis on vanade hoonete kohta? Jälle, kui on vaja saada see olemasolu vanuskirja, siis kõik mõisa riigistamisega seotud dokumendid ja fond 3525 ringkondade riigimaade valitsejad. Aga selle slaidiga ma tahakski lõpetada või selle infokilluga. Loodan, et te saite ülevaate selle kohta, mida on asundustalude kohta, mismoodi leida põhiandmeid. Nagu ma ütlesin, see teema on tegelikult hästi suur, materjali on hästi palju ja kui te neid fonde läbi vaatate, siis te leiate sealt kindlasti veel midagi, mida ma ei nimetanud. Kui te vaatate neid toimikud läbi, siis te leiate sealt kindlasti veel mingisuguseid dokumendiliike, mida ma ei nimetanud. Ja võimalik on natukene aega kulutades üsna palju saada ühe asundustalu kohta teada. Aga sellega kõik ja kohtumiseni arhiivis.